kord kuulis keegi tüdruk mingit juttu aetavat, aga ei näinud, kes rääkis. Tüdruk tahtis näha, kes juttu ajavad. Läks tasakesi ligemale ja nägi nüüd halle. Needab need jutuajajad olidki. Tüdruk teadis, kui kardetavad hallid on ja jäi sellepärast varjule kuulama, mida nad räägivad. Paha lugu, mis meile juhtunud, ütles üks. Unustasime oma ihukujud Lapimaale nii halvasti puunajale. Paha lugu tõesti, vastas teine hall. Kui mõni inime Lapimaal juhtub meie kujud üles leidma, siis pole muud kui elu otsas. Ega inimesed neid ometi leia, ütles esimene. Tarvis inimesi tublisti piinata. Kui nad küllalt piina saanud, küll me siis Lapimaale tagasi läheme oma kujudesse. Nüüd aga siin ametisse. Hallid läksid oma teed. Tüdruk ruttas kohe koju vanematele kuuldud juttu rääkima. Isa ja ema said väga rõõmsaks, kui kuulsid, kuidas kurjast halli tõbest lahti võib pääseda. Mõtlesid hoolega järele, mida nüüd ette võtta. Viimaks ütles isa. Mina olen juba vana ega jaksa enam kaugele Lapimaale rännata hallide sugu ära hävitama. Sina aga, tütar, oled noor ja tugev. Sina pead Lapimaale minema ja seal need hirmsad kodukäijad ära kaotama. Meie jääme koju põldu harima, sina aga mine meie asemel teele. Tütar lõi kartma. Lapimaa on kaugel, ma ei tunne sinna teed ega rada, õhkas ta. Ära karda, trööstis isa. Teed ei tea ma sulle juhatada, aga sest pole viga. Küll sulle teel inimesi vastu tuleb. Küsi nende käest, küll need sulle õiget teed juhatavad. Kui viimaks Lapimaale jõuad, otsi kõik kujud üles ja lükka need jala pealt seismast maha. Lükkad sa kõik kujud Lapimaal ümber, küll me seda siin kodu varssi näeme. Ega siis enam kurjad külalised inimestele viga tee. Teed sa töö ära ja hakkad koju tulema, siis võta Lapimaalt midagi mälestuseks kaasa. Tütarlapsel ei aidanud midagi. Pidi vanemate sõna kuulma ja Lapimaale rändama hakkama. Küll oli süda raske, sest koht oli kaugel ja tee tundmata. Siiski, mis võis ta sinna parata, kui käsk kätte anti. Enne kui tütarlaps teele läks, panid vanemad talle 7 kesvakaraskit väikesesse kotti ja käskisid neid teemoonaks kaasa võtta. Tüdruk võttis koti ja sammus Lapimaa poole. Ühte lugu küsis ta edasi rännates teed ja head inimesed juhatasid talle alati õiget rada. Mõnda päeva läks enne mööda, kui tütarlaps Lapimaale jõudis. Seal ruttas ta kõigepealt metsa hallide kujusid üles otsima. Tüdruk otsinud mööda metsa ja leidnud viimaks naiste rahva eluta kujud puude najal püsti seisvat. Vups, lükanud ta kujud küliti ja läinud siis edasi. Nii teinud ta iga kujuga. Neid leidnud ta metsast otsata hulga. Seal tulnud tütarlapsele meelde,
et vanemad teda Lapimaalt midagi mälestuseks käskinud tuua. Võtnud ühe maha tõugatud kuju pealt lindikese ja sidunud selle oma riiete külge. Kohe tundnud aga, et ta jõud hakanud nõrkema. Ei jäänud tütarlapsel muud nõu üle, kui lindikest riiete küljest ära võtta, rätikusse mässida ja tasku panna. Edasi minnes jõudnud ta metsas suure tühja heinaküüni juurde. See küün olnud naisterahva kujusid üsna täis. Nende kõigi vaimud olla aga Lapimaalt välja rännanud inimesi piinama, halli tõbe tegema. Aga ei neilgi kujudel paremat palka ühtigi. Kõik lükanud tüdruk ümber. Ühe peas leidnud tüdruk lehtse pärja. Selle mässinud ta rätikusse ja tahtnud koju mälestuseks kaasa viia. Viimaks ei leidnud tütarlaps enam üht kujugi. Kõik olid ümber tõugatud. Sellepärast hakkas nüüd kodu poole ruttama. Koju tulek läks palju hõlpsamini edasi kui Lapimaale minek. 3 kesvakaraskit seisnud tal veel kotis tagavaraks. Koju jõudes kuulnud ta igalt poolt rõõmusõnumit, et kuri halltõbe ära olevat kadunud. Kodus võtnud tütarlaps Lapimaalt kaasa võetud lindi rätikust välja ja pannud kase oksa peale. Kohe kuivanud kase oks ära. Tütarlaps pannud lindi teise kase oksa peale. See oks kolletanud seda maid kõige lehtedega. Viimaks visanud tüdruk lindi tulle. Seepeale võtnud tütarlaps pärja rätikust välja ja pannud kase latva. Kase latv hakanud nagu valus siia ja sinna kõikuma ja kuivanud varssi ära. Pannud pärja teise kase latva. Nii samasugune lugu. Katsunud 3. kasega õnne. Seegi kuivanud ära. Viimaks heitnud tüdruk pärjagi tulle. Sest saadik kadunud halltõbi täiesti ära. Hallid olnud siis Lapimaa hädad, kes oma kujud kuhugile üles seadnud ja ise vaimus siia tulnud rahvast kurnama.